Kiri piiskop Albertile 21. detsembrikuu päeval meie issanda 1220. aastal. Teie pühadus. Viimati kirjutasin teile meie esimesest õnnetust püüdest viia jumalasõna paganate poolt Asustet Ööseli saarele, mis lõppes sellega, et saarlased paadist preestri välja kiskusid ning teda nuiadega selga ja pähe tagusid. Ise laula pappi, laula röökides. Täna kirjutan teile aga sündmustest, mis oma ulatuselt ja tähenduselt veel palju hirmsamad on. 10 päeva pärast preester Mattiinuse surma saarlaste nuiade läbi pöördus tuul pärisuunda ja meie laevadel õnnestus ööselil randuda. Põletasime issanda nimel maha paganaist saarlaste linnuse koos meeste, naiste ja lastega. 3 päeva hiljem jõudsime oma väesalgaga mäe juurde, mida saarlased Kaalimäeks kutsusid, ja jäime seal laagrisse. Samal õhtul märkasime talupoegi iseäralikuks riituseks valmistuvat, sest nad määrisid oma näod tahmaga, ajasid pahupidi loomanahad selga ja sidusid pähe sokusarved. Kui mehed hakkasid Kaalimäele puuronte vedama, et üks ilmatuma suur tuli üles teha, kogus vabahärra Schenkenberg oma ristirüütid mäe külje alla, et paganate tegemistel silm peal hoida. Siis märkas preester Julianus saarlaste seas liikumas üht hiiglase kasvu elajat, kes mitte ehitud inimese loom polnud, vaid ilmselgelt juba sünni poolest üleni karvane, sarvede ja sabaga oli. Ta ei kõnelnud mitte inimkeeli, vaid ajas imelikku loomahäälset joru, vahel vilistas kui lind või röhkis nagu metssiga. Saarlased näisid küll temasse rahuga suhtuvat, sest lapsed sügasid tal kepiga kukla tagust, viskasid talle leivapalukesi ja kutsusid teda vanna paganaks. Preester Julianus andis ristirüütlitele käsu see paha vaim otsemaid kinni võtta ja saarlaste endi laotud tuleriidal hukata. Ristirüütlid vangistasid vanapagana, kes ei osanud oma loomaharuga sellist saatust aimata ega vastu panna. Sidusid ta tuleriidale kinni ning preester Julianus pidas pika kõne kurjast vaimust ja issanda riigist. Siis süütas ta tuleriida põlema ja sügav vaikus võttis maad. Kui suitsulõhn vanapagana ninna hakkas tungima, aevastas ja puristas ta esiti nagu põder sügavas metsas. Siis aimas ta tuld ja üle kogu ilma kõlas valus lõikav vanapagana appihüüd. Ja rahva seas tõusis nurin preestri vastu. Ja see kasvas ja saarlased hakkasid hüüdma Tarapita, Tarapita. Lõpuks oli kisa nii kõrvu lukustav nagu kõuemürin ja uskuge mind, teie pühadus. Selles oli kuulda ka hundi ulgu ja karumöörgeid ja puude murdumist ja öökullide kisa, justkui oleks kõik elav vaese mõistuseta vanapagana pärast hädakisa tõstnud ja talle kaasa tundnud. Aga siis sündis alles ime. Kogu ilm lõi äkitsi valgeks ja silmi taeva poole pöörates nägid kõik üht tohutut tulekera, hirmsa kiirusega maale lähenevat. Ja üks kõrvu lukustav kärgatus käis ja tuleriit kasvas mäega ühte, nagu oleks must 1000 tuleriita korraga põlema süttinud. Ja kõige selle keskel seisis puutumatult hiiust vanapagan. Ta tõstis käed üles ja tõusis lendu, tegi suure tiiru tule kohal ja kadus siis metsade taha. Ja tema jooksusammude müdin ma ei saa praegu.
ja tema jooksusammude müdin kaikus kaugele, nagu oleks raskeid kive maasse langenud. Samal hetkel varises põlev mägi hirmsa mürinaga kokku ning sellest jäi järele leegitsev auk maa sees, mille sisse mäge valvavaid ristirüütleid hulga kaupa varises. Teie pühadus. Sel hetkel hakkasin ma jooksma. Mõttes meie issandat hüüdes ning kuldristi oma kaelas kõvasti pihku surudes. Ma ei mäleta enam, kaua ma jooksin, kuid kui korra hingetõmbeks peatusin, tagasi vaatasin, nägin ma tule ümber neid paganaist saarlasi ohjeldamatus rõõmus kargamas ja hüppamas. Ja ma vannun meie püha risti nimel, et osal neist oli hundi pea või kurenokk ja naised keerlesid kui ussid ja meestel olid sokupead keerdussarvedega. Teie pühadus. Pean tunnistama teie ees seda pattu, et eelmises kirjas kõnelesin ma petlikult, et siin paganate maal elavad 7-päised lohed ning ka seda, et jäin saarlaste pealiku tõivelemba priske tütre võlude ees külmaks, kuid vannun, et seda, mida siin kirjas loete, nägid minu silmad tõesti. Nüüd olen end juba 3. päeva ühe meeleparanduse läbi teinud talumehe Kadaka Aadu juures varjanud. Teie pühadus, palun saatke mulle kiiresti raha sellele heale mehele peavarju eest tasumiseks ja eriti kena kui 500 kuldmündi kaupa kotis. Kui saate, lisage palun ka pütt ploomirasva, sest see hoiab karva kena sileda ja mokad mõnus magusad ja käpad kiired käbedad ja hambad hallid harivad ja sarved sirged siledad. Kaske, kaske.